Aitäh kõigile osalejatele, et olete saali tagasi tulnud ja meie jätkame oma tänase konverentsiga. Ees ootab meid viimane vestlusring. Mis saab inimõigustest pealetungiva populismi ajastul? Ja ma paluksin siis siia selle vestlusringi juhi õiguskantsler Ülle Madise, doktor Goldo Kasla Newcastle ülikoolist ja inimõigust tegeleva valitsusvälise organisatsiooni Just Fair poliitikajuht, doktor Santiago Zabala, õppejõud ja filosoof, Peter Baker, vabakutseline ajakirjanik ja doktor Eva Piirimäe, Tallinna Ülikooli professor. Tartu Ülikooli professor. Vabandust, Tartu Ülikooli. Mõnikord peaks prille kandma, paremini lugema. Aitäh. Suur tänu. Nii nagu... Kas mikrofonid on sees? Suur aitäh ka meie väikese seltskonna poolt selle eest, et olete päeva lõpuni vastu pidanud. Ja nii nagu juba hommikul hoiatasin, siis meie Eevaga püüame hoida eesti keelt siin auses, kuigi mõlemad oleme juba mitu korda ennast lülitanud kord inglise, siis eesti ja siis jälle inglise keelele. Aga mul on suur rõõm tervitada meie väljapaistvaid paneliste, kõik on üle maailma tuntud, küllap olete kirjutisi lugenud ja kui veel mitte, siis pärast meie praegust vestlust loete kindlasti. Ja inglise keeles oleksin alustanud selliste sõnadega, et viimast 90 minutit veel ja siis tuleb vastuvõtt ja see tähendab, et me püüame tegutseda tõhusalt. Ja me püüame säilitada energiat ja kaasata kõikide nende vestluste käigust. Nii et kui teil on midagi lisada või on küsida, siis palun esitage küsimus, küsige endale mikrofon ja meie paneeli liikmed kindlasti hea meelega vastavad teie küsimustele või kommentaaridele. Äsja avaldati ÜRO inimarengu aruanne 2019, United Nations Human Development Report 2019 ja selle alapealkiri on inimarengu ebavõrdsus 21. sajandil. Ja sellepärast alustakski ilmajäetusest, kui minu arvates ühest inimõiguste löögi alla sattumise võimalikust põhjusest. Doktor Kasla, alustakski teist. Mida on inimõigustel pakkuda ilmajäetuse ja ebavõrdsuse probleemi lahenduseks? Kas midagi on? Thank you. Suur tänu. Me tähistame nüüd inimõiguste deklaratsiooni 70. aastapäeva ja ma usun, et meil on põhjus rõõmustada, sest see on ka põhjus olla teadlik asjaoludest, et see kontekst, millal võeti vastu 70 aastat tagasi, see deklaratsioon on hoopis erineval olukorras, mida me näeme praegu. Maailm on oluliselt määral muutunud. Me räägime nüüd, meil oli 55 riiki ÜRO-s sellel ajal. Dekoloniseerimine ei olnud meil toimunud ja see oli ka külma sõja alguse periood ja nad tegelikult ei teadnud, kuidas asi kujunema hakkab ja see oli ka kontekst, kus tekkis inimõiguste süsteem, aga nüüd maailm on muutunud ja ma usun, et see on väga oluline. Me mõtleme selle üle ja me suhtume sellesse kriitiliselt, mõtleme nende struktuuride peale, mis on selle kõik võimalikuks teinud, rääkides rahvusvahelist inimõigustest, sest asjaolud on muutunud. Ja ma arvan, et rahvusvaheline inimõiguste süsteem, kui me räägime ka sotsiaalsetest õigustest, vastan kohe teie küsimusele ka, siis rahvusvaheline inimõiguste süsteem on konflikti peegeldus, kus me näeme kahte põhilist ideed. Kõigepealt tegemist on rahvusvahelise ühiskonna seadustega, mis defineerivad seda süsteemi ja teiselt poolt meil on tegemist rahvusvahelise reeglite või normidega, mis esindavad õigluse ideed.
see võib olla siis solidaarsus, globaalne võrdsus, vabadus ja kosmopoliitsed ideed. Ja ma usun, et need reeglid, mis meil on just selle kahe vastandliku tegevuse konflikt, kuid see süsteem töötati välja sellel hetkel, kus jõustruktuurid olid hoopis teistsugused. Mida me saaksime praegu ära teha? Kus maailma juhivad liidrid, kellele inimõiguste idee ei pruugi alati väga hästi meeldida. Nii et selle ajastu demagoogid, ja ma usun, et me peaksime neid nimetama ka. President Trump, Vladimir Putin, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Benjamin Netanyahust, Rodrigo Duterte. Tegemist on nende liidritega, keda tegelikult ei huvita inimõigused ega ka õiglus. Kuidas me saaksime neid nimepidi nimetada, häbistada, kui nad häbi ei tunne. Ja ma arvan, et selles kontekstis, kui meil on tegemist nende riikidega, mida juhivad inimesed, keda ei huvita inimõigused üheski kujus, siis ma ei usu, et me peaksime vaatama neid liidreid enda, vaid neid, kes neid järgivad. Inimesed järgivad neid liidreid mitte seetõttu, et nad tunneksid nüüd sümpaatiat sellise macho suhtumise vastu, vaid nad edastavad neid sõnumeid, mis puudutavad struktuurset ebavõrdsust, mida me oleme kogenud viimaste aastakümnete jooksul. Ma ei ütle, et neil oleks lahendused olemas, aga nad lihtsalt kõnetavad neid inimesi. Need inimõiguste sektor võiks olla kriitilisem ja enesekriitilisem, vaadates seda, mida me oleme teinud viimase 40 aasta jooksul. Kui me oleme rääginud ebavõrdsuse kasvu, me oleme näinud, et sotsiaalriik, heaoluriigid arenevad, milline on maksukorraldus, mida on ära tehtud selles kontekstis. Mõningas riikides on see olnud 40 aastat, teistes riikides 20 aastat või on olnud ka kärpeperiood. Ma alustan siis sellest, et meie inimõigustega tegelevad inimesed võiksime rääkida kõvema häälega, kirjeldes siis sellise poliitilise positsiooni, kus öeldakse, et kui meil on tegemist suurte riikidega ja arenenud majandustega, siis nendel on olemas vajalikud ressursid tagamaks mõistliku elatustaset kõikide jaoks selles ühiskonnas. Ja ma ei usu, et me peaksime midagi vähemat aktsepteerima ja riigid, kellel veel ei ole vajalike ressursse selleks, et tagada mõistliku elatustandardit, siis me peaksime hindama seda, kuidas majanduskasvu selles riikides on ühiskonnale kasulik. Riik, millel on juba piisavalt ressursse, aga on piisavalt palju inimesi, kes elavad suhtelises vaesuses, Ühendkuningriigis 1,5 miljonit elanud vaesuses, 6. maailma suuremas majanduses, see rikub sotsiaalset õiglustunnet. Me peaksime ütlema seda väga selgelt, mõningad nendest ressurssidest ei ole riigi kätes, vaid need on erastatud ja ma peaksime räägima sellest ka, millised on inimõigusega seonduvad tulemused, kui erastatakse neid asju, mida meil on kõikidel vaja. Ma usun, et see on üks valdkonda, mida võiksime arutada veel, kus inimõigustega tegelev kogukond võiks anda suurema panuse. See on väga hea ja konkreetne võte. Kellelgi kohe toetusavaldus, kuulsin aplausi. Kui hetkel ei näi, et siis... One or two people. 1 või 2 inimest plaksutasid. Would you continue? Samale küsimusele vastus, jah? Et küsimus on tõesti selles, kas ja kuidas peaks jagama globaalset vastutust. Ja ma arvan, et see ettepanek, et rikkad riigid mõistaksid oma kohustusi, on tõepoolest selline, millele ikka ja jälle tuleb aplaus. Küsimus on ainult selles, kuidas jällegi veenda rikaste riikide kodanikke, et just nimelt see on see, millesse nende valitsused peaksid panustama. Ja paraku praegune tendents on ju pigem vastupidises suunas. Et täpselt vastupidi, tõmme on poliitikutel pöörata tähelepanu pigem kodustele küsimustele. Dilemma on seatud üles ikkagi väga nii-öelda jäigalt.
kas ei ole mitte liigselt just nimelt panustatud maailma asjadesse, tõsi, tegelikult peetakse silmas pigem erinevat tüüpi interventsioone, sõjalisi interventsioone ja palju vähem reaalset materiaalset abi, aga sellegipoolest see niisugune ühiskonnas leviv sõnum on see, et oleme olnud liigselt pühendunud maailma asjadele ja pöörakem nüüd tähelepanu neile, kes meie enda koduses kontekstis on ilma jäetud. Ja rõhutatakse siis tõepoolest niisugust globalismi negatiivset mõju kodustele siis vähem kindlustatud ja ka vähem haritud elanikkonna gruppidele. Nii et tegelikult kogu selline suur väljakutse on ikkagi jällegi selles, kuidas inimesed tajuksid enda vastutust, kuidas rikaste riikide kodanikud tajuksid seda vastutust, kuidas nad oleksid valmis kandma proportsionaalselt tegelikult suuremaid siis kulutusi või kohustusi, kui seda aritmeetiliselt oleks võimalik jagada. Palju suurem peaks olema tegelikult teadlikkus sellest, kuhu juba läheb abi, mida see abi on toonud. Jällegi, et vastu rääkida siis levivatele ideedele sellest, kuidas abi läheb ainult abistajate taskutesse, et see abi ikkagi jõuab tegelikult kohale ja nii edasi. Et võib-olla tõesti kokkuvõtlikult võiks öelda, et jällegi jõuame hariduse ja teadmiste juurde. Kõigepealt jõuame selle juurde, kuidas kodanikkond ise oleks siis arusaamisel sellest, mis on reaalsed väljakutsed. Et kuna juba tänaseks vestluseks valmistudes leppisime kokku, et julgeme olla isegi provokatiivsed, siis võtan selle rolli ja küsin, et kui nüüd keegi selle jutu peale, mida te mõlemad rääkisite ja mis minu parima teadmise kohaselt on ka õige, siiski väga tugevalt rõhub sellele, et kõigepealt on meie rahvuse ja rahva ülesanne aidata oma nõrgimaid ja kui siis peaks raha üle jääma, muidugi ei jää, siis võib aidata ka kaugemaid. Ja teiseks, jätkan provokatsiooniga, võtame näiteks Aafrika abistamise. Kas pole siiski lihtne vastu öelda, et pahatihti viiakse siit Euroopast või siis Ameerikast, näiteks Aafrika väga vaestesse riikidesse, otse öeldes rämpsu, vanu masinaid, vanu riideid. Need jäävad sinna ja keskkonnakahju jääb sinna. Kohalik rätsep läheb pankrotti. Ma nüüd provotseerisin, aga on teil head inimõiguste kaitsjad, häid vastuväiteid sellistele väga selges keeles, rahvale arusaadavalt kõikides meie rikastes riikides esitatavatele väidetele. Ja kas on midagi, mida meie inimõiguste kaitsjatena ikkagi peaksime ka oma käitumises parandama? Please. Well, you go. I think one... Ma arvan, me peaksime nüüd tegema siin selget vahet. On väga olulisi viise, kuidas me mõtleme rahvusvahelise inimõiguse raamistiku peale ja suhete peale, mis puudutavad vaesemaid ja rikkamaid riike. Lisaks sellele, mis puudutab abi saatmist. Meil ei pea siin olema vastasseis, kus meil on ühelt poolt siseriiklike õiguste kaitse ja toetamine. See ei tähenda, et me võtame ressursse ära nende projektil, kus me tahaksime toetada midagi, mis toimub välismaal. Ma ei ole nüüd kindel, kas see abirahade süsteem oleks väga mõistlik ja kas see on null mänguga summa. On ka teisi olulisi küsimusi, mis on sellega seotud. See on kindel, et need projekti peavad saavad alguse kodust ja need tuginevad sisereeglikul diskursusel, mis on demokraatlik ja pidevalt uuenev.
kui see sellisel viisil toimib, siis me võime ka loota, et tekib rahvusvaheline raamistik, sest vastasel juhul terve see projekt jääb kuhugi mutta kinni ja see on kõik väga võlts, kus me räägime tegelikust olukorras, millega me ei taha silmitsi seista. Kui ma usun, et see kõik tegelikult annab meil põhjust optimismiks, sellepärast, et me võime hakata neid õigusi parendama kodus ja samas me peame mõistma ka seda, et see ei tähenda, et me teeme midagi vähem kodumaal. Nii et see on oluline lähtepunkt. Mina olen filosoof, mina püüan seda suuremat pilti näha ja ma arvan, et väga oluline mõista, kuidas me võiksime viidata sellisele olukorrale, nagu me praegu seda näeme. Ja koos filosoofidega me oleme püüdnud näha seda suuremat pilti, et aastast pärast seda, kui toimus terroristlik rünnak New Yorgis, me oleme näinud tagasipöördumist korra poole. Prantsusmaal oli siis pärast esimest maailmasõda, kui räägitigi sellest, meil on tegemist tagasipöördumise korra juurde, kus meil oli tegemist väga tugeva ühise arusaamaga demokraatiast. Motiveeritud demokraatia on olnud tavaliselt tehnokraadi ja poliitiku kirjelduse kohaselt. Näiteks meil oli ka varem oligi tehnokraadi, kes riiki juhtisid ja nüüd see tagasipöördumine korra juurde on jõudnud sinnamaani, et meil on ka tegemist populistidega, kes on esile kerkinud. Ja kui me räägime populistidest, siis me peame kõigepealt vahet tegema, kus meil on vasakpoolsed ja parempoolsed populistid. Need on kaks väga erinevat asja ja vasakpoolse populiste ja valitsus on väga vähe, kuid see ei tähenda, et seda poleks olemas. Meil on mitmeid vasakpoolsed populistidest poliitikaid Podemos Hispaanias näiteks ja nendel on ka valmidus teha koostööd inimõiguste küsimustes ja seda parempoolse populistid ei taha teha. Siin, kui me räägime nüüd sajandi algusest ja tagasipöördumisest korra juurde, siis see on andnud ka võimaluse äärmuslikule populismile esile kerkida. Probleemiks praegu on see, kuidas me edasi liigume, kuidas me saame sellele reageerida. Kuidas inimõigused lubavad meil sellele reageerida, sest kui me oleme sellises tingimuses, kus me oleme pöördunud tagasi korra juurde, natsionalismi juurde ja tugeva identiteedi juurde, siis ma olen teiega nõus, et me ehk peaksime alustama kohalikust identiteedist, kuid probleemiks on see, et me oleme niivõrd kinni Google'is ja algoritmides ja nagu me nägime seda ka Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides, et isegi praegusel hetkel on raske hääletada, sellepärast, et siin manipuleeritakse ja sihtmärgistatakse niivõrd hästi, et isegi raske on oma otsust langetada, sellepärast, et teid nüüd ei tea, kus kohas teie arvamus pärit on ja kuidas sellele reageerida. See on üks tõsisemaid küsimusi, millega me praegu silmitsi seisame, sest kokkuvõtlikult me peaksime ütlema, et täna hommikul kuulasin ühte paneeli, mis puudutas keskkonda ja keskkond on siin väga heaks näiteks, sest tegemist on tingimusega, kus mis on praegusel hetkel kõige kiireloomulisem probleem, see on selle erakorralise olukorra puudumine ehk siis kui me räägime kliimamuutuse hädaolukorrast, siis sellega me tegelikult ei tegele ja seetõttu see hädaolukord muutub väga suureks, sest me isegi ei mõtle selle peale, sellega ei tegeleda. Kuid see ei tähenda, et hädaolukorda ei eksisteeriks, aga lihtsalt me ei tegele sellega. Ja inimõiguste valdkond mitmetes kohtades, meil on täpselt sama probleem, et sellega isegi ei tegeleta. Ja seetõttu meil ongi see probleem, et me peame kõigepealt rääkima sellest, mis meil puudu on, kui meil on tegemist uue kultuurilise taustaga ja uute tehnoloogiatega. Teeksin teose eelneva paneeli aruteluga, milline on tehnoloogia mõju ja desinformatsioon ning mõju kodaniku ühiskonnale, siis mainiti, et see on selline põlvkonna projekt.
ja me ei oska ette näha seda kõike, sellepärast et see on tohutu väljakutse ja ma näen midagi sarnast ka selles osas, et läheb põlvkond või mitu aastakümmet, et demokraatiat uuendada sellisel moel, et me mõtleksime välja, kuidas on võimalik demokraatial ennast uuendada nende küsimuste raames. Otsas kinni haarates ma lükkaksin ümber idee, et inimõigused on seotud globalismiga. Inimõigused on tunnustatud rahvusvahelises õiguses ja see on tõsi. Ja 70 aastat tagasi võeti vastu esimene võtmetähtsusega dokument, aga inimõigusi võib raamistada, nagu Peeter ütles, ka kohalikul tasandil. Ja inimõigused võivad olla kohalikul tasandil asjakohased, mitte rõhutades rahvusvahelist ambitsiooni ja globalismi, mis võib olla veenev, vähemalt veenab mind ja enamike inimesi, kes on siin saalis. Ja kui midagi on üleilmne, siis see on oluline argument, aga paljude inimeste jaoks ei ole see tegelikult nii. Eestis ma palju ei tea, aga kindlasti on inimesi ka siin, kellel on vaja kohalikus just. Vähemalt minu kodumaal on see nii Hispaanias ja Ühendkuningriigis ka, kus olen elanud ja paljudes teistes riikides. Ja peaksime tegema jõupingutusi selle nimel, et inimõigused oleksid kohalikul tasandil asjaomasemad, et me neid teemasid kohalikul tasandil selgitame ja kohtume inimestega, räägime nende keeles, räägime nende muredest, mida nad üritavad lahendada ja tihtipeale on need seotud sotsiaalmajanduslike õigustega ja viimase 3,5 aasta jooksul on meie töö riigis nagu Inglismaa näiteks, mis on nii euroskeptiline ja skeptiline rahvusvahelistes küsimustes, oleme üritanud vestelda inimestega ja ümber formuleerida seda, mida me mõtleme inimõiguste all. On väga palju neid inimesi, kes inimõiguste raamistikku suhtuvad skeptiliselt, aga samaaegselt need inimesed soovivad avalikke teenuseid, hoolivad ebavõrdsuse vähendamisest ja nad soovivad tugevat sotsiaalkindlustussüsteemi ja järgmisammuna peab ütlema, et no tegelikult need on sotsiaalmajanduslikud õigused, teeme seda koos ja see tõesti muudab asju ja kui ma olen avalikkuses rääkinud sotsiaal- ja inimõiguste küsimustest Ühendkuningriigis, siis ma ei viita sotsiaalmajanduslike kultuuriõiguste leppele. Ma räägin John Stuart Millist, ma räägin haigekassast, ma räägin sotsiaalmajadest, ma räägin Inglismaa kohalike seadustest, ma üritan rõhutada, miks on sotsiaalõigused Briti ideed ja mõnikord see toimib. Ja kui tohib lühidalt moderaatori rolli kuritarvitades siia vahele öelda, siis suurepärase näite just sellest, kuidas on võimalik ka rahvusvaheline solidaarsus inimeste vahel. Lihtsalt sellepärast, et teistes riikides elavad inimesed nagu sina. Ei paremad ega halvemad. Et väga hea näide on pärit Katalooniast, minu kolleegilt, Katalaani ombudsmanilt, kes koos oma mõttekaaslastega, olles ise põdenud rasket silmahaigust, otsustas toetada Mali silmaarstide õpinguid. Konkreetsed arstid pärit Malist ja nemad asusid ravima kohalikke. Ja Rafael Ribot ütles, et see töötab. Kui sa räägid selle loo, siis kõik ütlevad, et jah, ja kui rahakott võimaldab, on valmis ka annetama. Et äkki selliste lugude jutustamine ja nii-öelda inimlikustamine muudab universaalsed inimõigused ka üle riigipiiride mõistetavamaks? Sellele tahaks tõesti kohe vastu noogutada ja sekundeerida selles plaanis, et tõepoolest liigne rõhuasetus õiguse mõistele, inimõiguse siis ühenduses kahe sõna vahel, on olnud võib-olla üks neid niisugusi takistusi, et mõista selle mõiste universaalset veetlust tegelikult. Et tõepoolest, küsimus ei ole selles, et nõuda, vaid
nõudmisele peab ju vastama andmine ja veelgi parem on, kui andmine tuleb nii-öelda vabast tahtest ja soovist, ehk siis on pärit arusaamisest oma kohustustest. Nii et tõepoolest selline kohustuste, õiguste suhte üle mõtlemine on väga tähtis, et aru saada inimõiguste siis sellisest sügavamast eetilisest tähendusest. Sest kui me mõtleme ka laiemalt selle peale, kust see mõiste on pärit, siis tegelikult me võime ju vaadata seda väga mitmes plaanis. Me võime tõepoolest vaadata inimõiguste nii-öelda režiimi kujunemist pärast teist maailmasõda. Aga me võime vaadata ka inimõigusi kui niisugust laiemat moraalset raamistikku, laiemat mõtlemist sellest tõepoolest, mida inimsus meilt nõuab. Ja see mõte on kindlasti väga palju vanem kui inimõiguste režiim kui selline, kui need rahvusvahelised kokkulepped, mis on tehtud inimõiguste osas. Ja me ei saa keskenduda ainult neile kokkulepetele, sest need kokkulepped ju lõpuks tulevad ikkagi teatavatest eetilistest tõekspidamistest ja arusaamistest. Jah, on tõsi, et nende kokkulepete sõlmimisel, näiteks inimõiguste ülddeklaratsiooni juures, ei soovitud minna sügavamate eetiliste alusteni, sest muretseti, et ei suudeta kokku leppida, mis need alused on. Et kas siis tõesti on selleks siis inimväärikus või on selleks võib-olla hoopis inimlik haavatavus, inimese nii-öelda füüsiline olemus. Siin on palju erinevaid võimalusi, aga tegelikult ega me ikka õieti ei pääse nende aluste üle mõtlemisest, kui me soovime, et inimõigused oleksid tõesti midagi, mida inimesed võtavad südamesse. Meil on tarvis seda niisugust kõnelust meie eetiliste tõekspidamistega. Meil on tarvis mõelda, mis siis ikkagi on inimõigus, miks ta on inimõigus, kuidas ta siis suhestub meie laiema eetikaga. Ja siin ka üks mõte, et tõesti küsimus ei ole ainult siis mõtlemises sellest, mis peaks olema see juriidiline raamistik, vaid tarvis on ka tõepoolest haarata meie kujutlusvõimet, haarata meie kaastunnet, empaatiat ja siin ei ole paremat võimalust kui tõesti konkreetsed lood. Olen juba päris kaua rääkinud, aga ühe mõtte ütleks ikkagi siia otsa veel, et kui me arutame siin, mis on see niisugune haridus, mida siis inimõiguste osas peaks andma, siis tahaks tegelikult välja tulla siin ka niisuguse üleskutsega, et kaitsta, tõestada humanitaar- ja sotsiaalteaduste väärtuslikkust, mis viimasel ajal näiteks Eesti ühiskonnas on väga tugevalt löögi all. Ja tõesti, kui me mõtleme, mis on humanitaarteadused, need on teadused, mis uurivad inimsust. Studia humanitatis on see ladinakeelne vaste, mis siis alguses leiutati, et võtta kokku niisugused distsipliinid nagu ajalugu, filoloogia, moraali, filosoofia, retoorika. Sotsiaalteadus räägib inimesest ühiskonnas. Ja kuidas muidu on meil võimalik ühiskonnana arutleda nende asjade üle, kui me ei haara ekspertteadmist. Ja kui see ekspertteadmine jällegi ei ole dialoogis ühiskonnaga. Ehk siis veel kord, kui me räägime haridusest inimõiguste üle, siis see haridus ei saa olla kitsas, vaid see haridus peab olema nii-öelda humanitaar- ja sotsiaalharidus, mis saab siis toitu tõepoolest kohtumisest nii-öelda tegelikkusega. Et julgen meie esimese kolmandiku kokku võtta nõnda, et universaalsed inimõigused ja solidaarsus teiste inimestega, kes elavad mujal, on ehk teisest rassist, teisest usust, et see on võimalik. Aga seda lugu tuleb osata jutustada ja seda kindlasti on võimalik jutustada ka nii, et see ei ole kont populistide hambus. Ja teiseks, sellest rääkisime vähem, aga on räägitud täna juba varem, et inimkonnal on ühiseid teemasid, mille nimel pingutada, olgu need niinimetatud digitaalsed dividendid või siis seesama küsimus, kuidas me säilitame inimestele, omaenda ühiskonnale ja teistele eluväärse keskkonna. Ja kindla peale selleks, et inimesed oleksid rõõmsad ja inimlikud, tuleb igas ühiskonnas sisemiselt hoolitseda selle eest, et valitseks good governance, mitte bad governance. Ja siit on hea edasi minna meie järgmise küsimusega meie teise vestlusringi kolmandiku juurde ja nimelt,
kuidas demokraatiat kaitsta demokraatia eest. Ehk siis inglise keeli kõikidele tuntud kontsept. Kas demokraatia suudab ennast ise kaitsta? Eestis tänane teine lugemissoovitus teile. See on Euroopa Inimõiguste Kohtu Guide on Article 17 of the European Convention on Human Rights, Prohibition of Abuse of Rights. Ja see on uuendatud 31. augustil 2019 ja ta hõlmab kõiki kaasusi päris viimase ajani, kus on selgitatud, et inimõigusi, mis sellest konventsioonist tulenevad, ei tohi kasutada mitte keegi selleks, et saavutada võimu, mis võimaldab need inimõigused hiljem hävitada, või et kasutada neid õigusi selleks, et hävitada teiste samasuguseid õigusi. Et mul on üks koopia siin, keda huvitab, siis võib hiljem läbi astuda, annan selle paberil meeleldi ära, et see on tõesti hästi kirjutatud Euroopa Inimõiguste Kohtus. Ja sellepärast nüüd ajangi selle küsimuse keerukaks. Teoorias on kõik kena. Aga värsked kaasused on siin Šveits versus keegi ja muidugi Läti versus keegi ja nii edasi. Kuidas riigid peaksid konkreetselt käituma selleks, et kehtestada piiranguid ja reegleid, mis ei luba hävitada demokraatlikku õigusriiki? Professor Sabala, maybe we start from you. Kõigepealt räägiksin eetika alustest. Te mainisite seda, et tõepoolest on probleem sellega, kuidas me räägime inimõigustest ja milline on see side eetikaga. Inimõiguste kontseptsioon ja eetika kontseptsioon on mõlemad raskesti defineeritavad. Tegelikult on neid võimatu defineerida. Need on ajaloolised kontseptsioonid, mis on konstrueeritud ja muutuvad aja jooksul. Inimõigused ei ole mingi standardite komplekt, mida me saaksime isegi endale kohaldada või teisele tsivilisatsioonile paketina. Üks probleem poliitika filosoofina, mis on mulle oluline, on see, et ma siin rääkisin parem ja vasak äärmuslikest populistidest, aga väga oluline on dialoog nagu ÜRO-s. Kena dialoog ja me arutame ja meil on dialoog, aga teine asi on vestlus. Vestlus on midagi muud kui dialoog. Dialoogi puhul, nagu Platon selgitas, sa tead juba ette, mida dialoogipartner aktsepteerib, aga vestluse puhul sa ei tea, mis on tulemus. Seal ei ole eelarvamusi. Dialoogi puhul on selgelt teada, mis edasi saab, mis on tulemus. Mõned poliitfilosoofid räägivad, et tegemist on populismi kõrghetkega, et meil on vaja rohkem vestlust. Mõnes mõttes rohkem konflikti. Varasemalt ei liiga palju dialoogi. Meil oli raamistik. Näiteks eetika kontseptsioonile või inimõiguste kontseptsioonile. Selleks, et päästa demokraatia tema enda eest mõnes mõttes, on oluline teatud määral võimaldada ka demokraatial muutuda, reformuleerida, sest muidu demokraatia kängub mõnes mõttes. Kui poliitilised mudelid ajaloos lõppevad, siis see ei ole läbikukkumine. Kui nad ei lõppe, siis see on mõnes mõttes läbikukkumine. Et kui Putin on endiselt võimul, siis see on läbikukkumine. Nii et mõnes mõttes tuleb lubada vestlusel jätkuda. Kohe lõpetan. Richard Rorty, Ameerika filosoof, kes suri 10-15 aastat tagasi, 98. aastal kirjutas raamat, kus ta prognoosis tugeva mehe nagu Trump valimist presidendi ametisse. Ehk siis, mis kinnitas seda, et kui sa tahad hoolitseda inimõiguste ja vabaduse eest, eetika eest,
siis ei pea tegelema tõega või tõe eest hoolt kandma, sellepärast et siin peab olema selline vaba voog kontseptsioonide vahel. Ja mõnes mõttes peaks ignoreerima kõrvale jätma mingi vundamendi mõtet, meil on mingi eetiline vundament. No mis mõnes mõttes ei olegi väga erinev diktaatorlikust süsteemist. Ma arvan, et see teine teema, mida te mainisite, on keskse tähtsusega. See siin me räägime avatud ühiskonna dilemmast ja kui meil on tegemist demokraatiaga, kas ühiskond võib lubada teatud elemente endas, mis võivad seda ühiskonda hakata hävitama. Ja nagu paljude teemadega tegibki selline hall valdkond, mis ei ole must ega valge, aga ma püüan nüüd rääkidagi nendest hallidest variantidest ja püüan leida neid variante, mis tekitavad poliitilist diskussiooni. Minust tekitavad kahtlusi teatud ideoloogilised positsioonid, mis püüavad välistada mõningaid nii-öelda sobimatuid tegelasi poliitilises diskussioonis. Põhimõtteliselt see põhjus, miks mul tekibki see küsimus selle ideega avatud ühiskonnas, mis mõned inimesed jätaks kõrvale, on see, et ma arvan, et poliitikast ei tohiks olla midagi väljaspool jäävad. Mul on selline positsioon, et ma eelistaksin seda, et need, kes on ebasobitavad isikud, oleksid ikkagi meie silma all, mitte silma alt väljas. Ja ma eelistaksin seda, et me ei välistaks kedagi ja et need oleksid kaasatud ja et arutelu toimuks, kasutades eetikat, avalikku väitlust, räägime huvidest ja me vahetame arvamusi ning teinekord, nagu ma ütlesin ka varem, me peame minema nendele poolele teele vastu, mitte kritiseerides neid põhimõtteliste eetilistel põhjustel. Tihtipeale me leiame, et nad ei ole liberaalsed, nad on ebaeetilised, nad on vastikud, nad on natsid ja arvata võib, et mõned nendest sõnadest on täiesti sobivad, kui teinekord me peame näitama ka üles seda, et selles normatiivses raamistikus nad ei ole õnnestunud, neil ei ole mingit lahendusi sotsiaalmajandusliku kriisi lahendamiseks, vaid nad räägivad teatud fiskaalpoliitikast, mis on kasulik jõukatele, mitte enamusele. Ja nendele ei meeldi ametiühingud, nendele ei meeldi egalitaarse poliitikad, vaid nad kasutavad rahvuslippe selleks, et tähelepanu kõrvale viia tegelikest ebavõrdsusest. Nii et lisaks selle, kui me ütleme, et on fašistid, me peame ütlema ka seda, et te olete tegelikult petturid, see on tegemist fassaadiga. Te kasutate sümboleid, mis kuuluvad meile kõigile selleks, et oma poliitilist kava ellu viia, mis on parempoolne, parem äärmuslik ja te püüate oma väitlust ümber kujundada sellisel viisil, et te näitate ennast, näitate ainult oma fassaade, mis on võlts, nii et me peaksime vaatama selliseid teisi põhjuseid ka, mis mõjutavad meid kõiki. Siit jätkata väga nõus sellega, et argumentatsioonis tuleks kasutada erinevaid võtteid. Et ühelt poolt jah, järjekindlus, kas omaenda eeldused tegelikult viivad üldse nende samadeni järeltunnusteni, mida kaitstakse. Aga teiselt poolt ikkagi me võime küll täpsustada, mis on need niisugused ka võib-olla kõige potentsiaalselt tulutoovamad strateegiad, mida ühiskondlikus arutelus rakendada ja kindlasti kõigepealt küsimus ühiskonna aluskokkulepetest ehk siis nii-öelda põhiseaduslikust kultuurist võiks olla üks asi, millele saaks toetuda demokraatlikes riikides juba tehtud kokkulepped, mis on põhiseaduses ja millele saab viidata ja mis on siiski kõrgemal asuvad kui üksikute huvide või ka maailmavaadete põrkumised. Ehk siis need ongi mõeldud niisuguse alusena, mille pinnalt on võimalik tegelikult küsida või arutada, kas need vaated, poliitikad, mida välja pakutakse, on õigustatud või mitte. Ja siin ei ole tarvis ainult õiguskantslerit, kes peaks sellele viitama, vaid tõepoolest see võib olla selline argument, mida kasutab laiem avalikkus. Peabki olema selline argument, mida kasutab laiem avalikkus, et mõista, mis on siis need alusväärtused, mida ühiskonnas
on siis otsustatud tõsta sellisele pjedestaalile. Nüüd teiselt poolt eetika ja alused. Siin tõepoolest tuleks ühelt poolt tunnistada, et jah, eetika sisse toomine tähendab igal juhul potentsiaalselt ja ülimalt tõenäoliselt seda, et lõpuks ikkagi ei nõustuta. Teistpidi, kui eetikat sisse ei too, ei ole meil ka mingisugust alust, millelt edasi liikuda. Ehk siis ma arvan, et see niisugune formaalne kokkuleppimine, et mitte kunagi enam me ei tee neid ja neid asju. See on kindlasti olnud hea, et kaitsta selliseid individuaalseid turvalisusesse puutuvaid õigusi, nii nagu tõepoolest me võime rääkida siis sellest niinimetatud esimesest sambast inimõiguste kontseptsioonis, individuaalsed, füüsilise ja vaimse turvalisuse reeglid. Kuid niipea, kui me soovime hakata edasi rääkima, mis veel võiks olla need olulised inimlikud huvid, mida me kaitseme, siis tegelikult meil on tarvis eetika sisse tuua ja me ei liigu edasi oma arusaamises sellest, mis suunas maailmas liikuda, mida teha, kuidas reageerida tõepoolest kas või siis kliimamuutuse teemale, kui me ei mõtle läbi, millistelt alustelt me veel võiksime teha üldisi kokkuleppeid. Ja veel kord, mulle tundub, et eetika on siin üks selliseid ainuvõimalikke argumente, mida tuua sisse, valgustada selles mõttes üksteise jaoks, et see on see alus, millelt ma räägin ja otsida ühist võimalust edasi liikuda. Yeah, I think there's a huge amount to be said on behalf of me võiksime väga palju rääkida õiguste tagamisest ja õigusriigist ja põhiseadusest ja liberaalsetest tagatistest üldisemalt, kuid me ei saa ka eitada seda, et need samad põhimõtted on kasutusel relvana nende osapoolte poolt, kellel on teatud huvid siin, et demokraatia ja demokraatlik tegevus oleks ikkagi maha surutud. Nii et siin on meil tegemist hävitava olukorraga, sellepärast, kui me räägime tagatistest ja õigustest, siis nagu te olete kõik öelnud, siis nendel on mõte ainult siis sees. No võib-olla see on küll niimoodi, et nad on paremini välja toodud kui tavaline seaduse pügal selle kohta, kuidas näiteks maanteedisüsteem töötab. Sellest ei saa niisama lihtsalt loobuda, mõeldes igapäevaste võitude kaotuste peale, kuid me ei saa neid nagu väga kaugele silma alt ära tõugata. Ning see tähendab, et siin on ka midagi hirmuäratavat, mis tähendab, et alati võib nende üle arutleda ja nad aga ainuke viis, kuidas nad meie silmast ära kaovad, ehk siis nad on iseenesest mõistetavad ja taustal, siis nad see ongi viis, kuidas nad tegelikult meie jaoks püsivad elus. Vaatan siin küsivalt ka saali poole. Esimene küsimus või repliik? Good evening, my name is Ivan Makarov. Ivan Makarov ja mul on lühike ja lihtne küsimus oma emakeeles. Professor Eva Piirimäe, te just ütlesite, et andmine peab olema mitte nõudmise tagajärg, vaid toimuma heast tahtest. Mulle see väga meeldis ja teistel paneeli osalejatel ei olnud midagi sellele vastu väita. Nüüd ma küsin, et kuidas sobivad sellega kokku varjupaiga andmise kohustuslikud kvoodid ehk nõudmise alusel ja paljude elanike tahte vastaselt? Ja kas kohustuslike kvootide lubamine Euroopas ei ole populism? Aitäh! Suurepärane küsimus, aitäh selle eest, sest veel kord siin enne vastuvõttu selle suurepärase päeva lõpuks püüame rääkida asjadest nii, nagu nad on. Palun. Okay, so
I understand. Nii et ma sain aru, et küsimus puudutab pagulaskvoote Euroopa Liidus ja kas see peaks olema kohustuslik. Ja paljud riigid ei taha nii palju neid saada, siis meil on probleeme avalikuse vastuseisuga. Me võiksime alustada kõigepealt siis faktidest. Faktid on olulised ja me ei räägi siin ainult kommunikatsioonist ja õigustest, vaid ka faktidest. Ja ma usun, et see väljakutse, millega me seisame kõik silmitsi Euroopas pagulaste osas, on objektiivselt selline, mida näeme teistes riikides, kus on see palju kõrgem, Euroopas see nii kõrge ei ole. Kuid minnes selle punkti juurde, mida Peter varem mainis, et me räägime põhimõtetes, kus meil on tegemist globaalsete ühiskonnakorraldustega, kus me ka defineerime ennast, mida Eesti või Itaalia või Ühendkuningriik soovib, et kuidas neid teatakse maailmas. Ja ma arvan, et siin on tegemist õigustega, mitte sellepärast, et on meile peale sunnitud ja tegemist ei ole eetiliste veendumustega ainult, vaid tegemist on demokraatlikult toetatud põhimõtetega. Ja me võime küsida nüüd seda, et kui me tugime nendele põhimõtetele veendumustele, kui meil on nüüd pagulaskvootide süsteem ja ehk siis riik nagu Eesti peab võtma vastu teatud arvu pagulasi, et siis mulle terve süsteem ei meeldi. Aga ma arvan, et see oleks vigane argument, siis me oleme kõik kokku leppinud ka selles, et meil on vaja mingeid korraldusi, kuidas autodega sõita. Me peame leppima kokku teatud reeglite osas, mida lubatakse ja mida ei lubata, kui me juhime autosid. Aga meile ei meeldi, kui meid trahvitakse, kui me saame trahvi kiiruse ületamise või parkimise eest ja see teeb meid vihaseks, me võib-olla isegi kaebame. Kuid see ei tähenda, et me otsustame liikluseeskirjades loobuda. Me kõik teame, et meil on vaja sellist süsteemi, mis kontrollib seda, et me nendes reeglides kinni peame. Ja teinekord tähendab seda, et meil aeg-ajalt trahvitakse ka. Ja see analoogia ei ole küll niivõrd lihtne, siis me räägime ikkagi nendest põhimõttest, mis defineerib meid eetiliselt indiviididena ja ka ühiskondadena. Ja mõnikord see tähendab seda, et sellised teatud riigid peavad täitma oma kohustusi ja näitama, et nad võivad võtta vastu teatud arvu pagulasi ja samas Euroopa riikide väljakutse on väga väike võrreldes sellega, millega tegelevad teised riigid. Küsimusele kohustuslikest põgenikekvootidest, millest küll minu teada tänaseks on loobutud ja on mõistetud, et see on toonud kaasa täpselt vastupidise tagajärje, mida sellele võib-olla sooviti. Palun. Aga mikrofon, please. Inglismaal on parem vasakpoolne teeliiklus, teistes riikides vasakpoolne, tähendab parempoolne. Järelikult on võimalik erand ühe riigi jaoks. Miks ei ole võimalik mõne teise riigi jaoks või ainult Suurbritannia jaoks? Nii, aga kohustuslikke kvoote minu teada plaanis enam edaspidi ei ole. Siin aga küsimus, kas kellelgi on mingi hea retsept, et kuidas sellises olukorras peaks käituma Euroopa Liit, kui korra on niisugused kvoodid välja pakutud ja tekitatud selle vastu niisugune reaktsioon, nagu see välja kukkus. Kasu ei olnud sellest kuigi palju midagi. Või mida teha? On kellelgi kiire? Yeah, you come from other side of the ocean. I do not have the answer, but mul ei ole vastust siin, aga siin me räägime sellest teemast endast, mida mainisin ka varem. Kuidas meil on tegemist probleemidega, kus selle teema küpsusast on selline, mis ei võimalda meil vastuseni jõuda. Ehk siis meil on tegemist probleemidega Euroopa Liidus, mis on demokraatlik, ja reaalsus tuleb mõista. Loomulikult mitte minu poolt, aga seda reaalsust peavad mõistma väga paljud inimesed oma kohalikus kontekstis. Ning meil peab olema tagasiside võimaldatud kohalikus kontekstis.
ja meil ei ole võimalust sõnastada vastust sellele küsimusele praegusel hetkel. Praktika muidugi tähendab seda, et need vastused lihtsalt kaovadki ära, kui mõeldes tuleviku peale, siis mille peale me peaksime lootma, on siis see vastus, mida me praegusel hetkel ei suuda ette kujutada. Sest meil on vaja mõtestatud struktuuri selleks, et uuendada demokraatiat, selleks, et leida endale lahendus. Well, I try to answer more broadly. Üritan vastata veidi laiapõhjalisemalt. Kui me räägime pagulaskriisist või konkreetsetest probleemidest, siis on väga oluline märkida seda, et mõnes mõttes on need ühised probleemid. Need kuuluvad meile kõigile. Nii kui me arutame õhusaaste teemat, siis see ei ole asi, mida ükski poliitik saab ignoreerida enam. Näiteks käesoleval nädalavahetusel Matteo Salvini, paremääruslik fašist, Itaalia poliitik, kes tõenäoliselt Itaalias järgmised valimised võidab, ütles, et ei tohiks enam nutellat süüa, sellepärast et maapähklid, mida tootes kasutatakse, on pärit Türgist. Sellised probleemid enam ei toimi selles suhtes, et tegemist on üleilmastunud ühiskonnaga või üleilmastunud naabruskonnaga. Praegused probleemid kuuluvad kõigile, puudutavad kõiki. Väga raske on neid eirata, kõrvale lükata täielikult. Nad mõjutavad meid kõiki, ehk siis kui pank variseb kokku, siis tõenäoliselt mõjutab meid kõiki. Ja küsimus ei seisne selles, et me peame mõtlema kogukonna võtmes. See, et me juba oleme kogukond, on oluline ja on teatud agendid nii-öelda, kes üritavad meid igati lõhestada. Kui ma alguses rääkisin siin puuduvatest või eemalevatest hädaolukordadest, siis mõnes mõttes me saame ükskõiksed olla. Kes käsivad meil olla ükskõiksed? Google on hea näide. 90% kommunikatsioonist tänapäeval käib läbi Google'i. 90% kogu kommunikatsioonist. Mida see tähendab? Mulle tundub, et kahel omanikul on päris palju võimu. Filosoofina on minu huvi ja kõik peaksid otsima neid piiranguid. Kust need piirangud tulevad? Ja mõnes mõttes siit tulevadki praktilised vastused. Et me mõtleme ette, et mis alustel me probleeme üritame lahendada. Muidu ei kerki praktilised küsimused enam esilegi. Tulles pagulasteema juurde tagasi, sooviksin patriootlikust vaatenurgast rääkida ja oma koduriigist. Kas te Picasso Guernica maali mäletate? Guernica pommitamine toimus 1937 ja see asub minu kodulinna lähedal. 80 kilomeetrit on Guernica minu kodulinnast. 26 aprill Hispaania kodusõja keskel, mis kestis 3 aastat, 1937. 37 mais, kuu hiljem, see piirkond, kus Guernica asub, Tiscay, langes Francole. Nii et mais 37 5000 last pandi laevale ja saadeti Inglismaale. Ja nad jõudsid Lõuna-Inglismaale Portsmouthi sadamasse paar päeva hiljem. 5000 last, 5 last. Neid said kõrgliiga jalgpallurid aastaid hiljem. 40 aastate, 50 aastate alguses. Inglismaal on endiselt veel palju inimesi, kes mäletavad neid 5 last Baskimaalt, kus mina olen pärit. Ja oluline siinkohal on see, et Baskimaal, piirkond, kus ma olen pärit Hispaanias, kui alustad seda vestlust, siis Baskimaal on palju inimesi, kes lugu teavad
et need 5000 Baskimaa last, kes põgenesid sõja eest Inglismaale ja hindavad kõrgelt, kuidas Inglismaa võõrustas neid lapsi. Ja mul tuleb ikka pähe Süüria laste olukord, mida nemad mõtlevad Euroopa ühiskonnas 30-40 aasta pärast, kas nemad hindavad eurooplasi samamoodi nagu Baskimaa elanikud Inglismaad? Ma arvan, et ka see on oluline, kuidas me soovime, et meie riigis tulevikus räägitakse, mida meie riigist mõeldakse. Selle peale tahaks ka lisada tegelikult seda, et me peame aru saama, et esimene väljakutse meie jaoks on inimlik tasand. Aru saamine, et põgeniku situatsioon on väga ränk situatsioon. Mulle tundub, et väga palju sellest niisugusest tõstatatud küsimusest, et mida teha põgenikega, et see on sageli reaktsioon on selline, et ei soovita mõelda, mida see staatus üldse tähendab. See on reaktsioon, see on mingisugune segav asjaolu, mis tuleks endast kõrvale heita. Ühesõnaga, esimene niisugune ülesanne, moraalne ülesanne on siiski mõelda sellele, aru saada, mida see tähendab inimlikul tasandil. Nüüd, kui tõstatati see küsimus siin Euroopa Liidu sees, kuidas peaks siis jagama neid kohustusi, siis tõesti see on järgmine ja väga raske teema selles plaanis, et siin on dilemmasid ju tegelikult õige mitmeid. Küsimus ei ole ainult tõepoolest, et mida Euroopa Liit kui tervik peaks tegema, vaid küsimus on selles, kuidas liikmesriikide vahel neid kohustusi jagada. Küsimus on tõepoolest ka solidaarsusest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel omavahel, kas eestlastel on või Eesti kodanikel on piisavalt solidaarsust siis Vahemereäärsete riikidega, kelle peale see kohustus langes ebaproportsionaalselt suurel määral ja nii edasi. Ehk siis need on kõik küsimused, mis tuleks sõnastada ja need väärtusdilemmad või ka niisugused tasandid on vaja välja tuua avalikus debatis ja samas jah, küsimus kvoodist, mida teha, et kas siis tõepoolest peab olema nii-öelda regulatsioon, mis tuleb ülalt poolt, ilma et see oleks läbi räägitud nii valitsuste vahel kui elanikkondade, kodanikkondade vahel, on hoopis järgmine teema, eks ole, kuidas me peaksime siis jõudma nende otsusteni. Et see konkreetne näide muidugi on selles mõttes väga valus näide, et tegelikult põgenike kriis oli väga akuutne kriis. Pärast 2015 see oli selline olukord, mis nõudis nii-öelda lahendusi ja tõepoolest Merkeli üleskutse, mis siis tekitas nii palju pahamelt ja ärevust erinevates liikmesriikides ja loomulikult siin Eesti kaasa arvatud, oli ruttakas ja ennatlik. Selles plaanis, et need asjad ei olnud läbi räägitud, aga see on inimlikul tasandil reaktsioon. Ja me võime siin arutada, kas poliitikul on lubatud niisugused inimlikul tasandil reaktsioonid, enne kui on konsulteeritud, läbi räägitud, nii nagu nõuavad parimad praktikad Euroopa Liidus ja teiselt poolt me mõistame jällegi seda, kuidas on olukordi, kus meie ees on nii-öelda ränk valik. Et jälle, mul ei ole siin selles mõttes ühest vastust, et olekski tulnud kvoodid kehtestada ja valmis, vaid me peame mõistma nende valikute raskust. Et ju siin on omad taust ka sellele, et kui tehakse otsuseid, mille järel rahvas tunneb, et tema hirme pisendatakse, ei püüta seletada, vaid öeldakse, et nii on, siis on vastulöök paratamatu, sest kas populistid või kes teine iganes kasutab selle ära ja ei julge küll öelda, et alati täiesti õigustamatult. Mitte kellelgi ei ole õigus suhtuda rahvasse ülevalt alla ja öelda, et see hirm, mida tuntakse, ükskõik, kas see on põhjendatud või ei ole, et see tunne on vale. Kui see tunne on, siis tuleb selle tundega ka tegeleda. Aga siit põgenike küsimusest edasi liikudes jõuame veel viimase 25 minuti jooksul kõnelda niinimetatud identiteedipoliitikast ehk veel ühest põhjusest, miks populism kui meetod vastandada väidetavalt ühtset rahvast, seda pole küll olemas, aga on välja mõeldud, siis kurja eliidiga, kes minu teada vähemalt Eestis ka nii kuri ei ole, kui väidetakse. Või mis eliit on meil siin maarahval ongi. Et vaatan siin meie soolise võrdõiguslikkuse voliniku Liisa Pakosta ja meie kuldliigast oli siin Aimar Altosaar, kes vist on hetkeks läinud välja. Aga ühesõnaga, väidetavalt väga paljud inimesed tunnevad, et sellisena nagu nemad on, tavalised inimesed, neil justkui polegi mingit väärtust.
vähemusi kaitstakse, põgenikke kaitstakse. Jälle vabandan nende ees, kes tunnevad, et see on liiga provokatiivne, nii ongi see mõeldud, andke mulle andeks, mõistke kõik ainult hästi, mis ma räägin, lahkesti. Aga ühesõnaga, et see populistide kasvulava on paljus selles, et see tavaline, nii-öelda korralik tööinimene, pereinimene, tavaline, keskmine, nii nagu ta on. Et tema tunneb, et temal justkui ei olegi väärtust. Kõigist teistest räägitakse, teistest tehakse filme, jutustatakse raamatutes ja tema pole keegi. Et ehk siis justkui see võitlus oma väärikuse eest, mille populistid suure rõõmuga üles korjavad. Ja siin tahtsingi paluda nii kaua, kui head jutukaaslased omi sõnu valmis panevad Liisa Pakostalt väikest sõnavõttu, et kui saab mikrofoni. Et siin külalistele ütlen, et Liisa Pakosta puutub igapäevaselt kokku eri liiki diskrimineerimisega, mitte ainult diskrimineerimisega meeste ja naiste vahel, vaid ka näiteks vanade ja noorte vahel. Isegi Eestis, kus rahvast nõnda vähe, tihtipeale inimene vanuses 45 pluss või kuidas see keegi ajuhiiglane ütles, ei ole võimeline enam midagi selgeks õppima. Mul saabub see siis ülehomme see päev, kus enam ei hakka miski külge. Liisa, palun. Hakkan ka eesti keeles, kui lubate, et tõepoolest mind väga kõnetas siin paneelis see, kuidas said korraga väga lühikese aja jooksul kokku kõik need märksõnad, et räägiti eetikast, räägiti sellest, et the biggest emergency is that we do not have an emergency, räägiti sotsiaalmajanduslikest õigustest, ehk sellest, kuidas need on ka kuidagi liitunud või liitumas inimõigustega või selliste põhiõigustega. Ja nüüd kogu selles virvarris, et kas meil on näiteks erinev eetika, siis kui me räägime kvootidest, kui põgenikud on kogunenud näiteks Itaaliasse, aga kui juhtub midagi Venemaal, Peterburi lähedal, näiteks mingi tuumakatastroof ja meil on 10 miljonit põgenikku järsku Eestis üle öö, kas siis on meil mingisugune teistsugune eetika näiteks sellel hetkel, et need on nii keerulised küsimused, et kui inimene, nii nagu professor Ülle Madise väga hästi ütles, et see lihtne igapäevast tööd tegev inimene, kellel tuleb 40 000 uudist päevas, nendest 40 000 uudisest väga suur osa räägib sellest, kuidas mingis riigis keegi andis kohtusse kaupluse sellepärast, et ta ei saanud piisavalt head ostuelamust, siis ühes teises riigis on suur kohtuvaidlus selle üle, et kas transsooline õpilane peab vahetama riideid samas riietusruumis, kus on muidu tüdrukud harjunud riideid vahetama ja nii edasi ja nii edasi, et see tohutu informatsiooni virvarr läheb juba, kus see, nagu see majakas on, et mille poole vaadata. Väga paljud pöördumised, mida meie saame inimeste käest, on tegelikult küsimused selle kohta, et kuidas siis ühte või teist asja, kas ma tohin enam üldse niimoodi öelda, kas ma tohin niimoodi rääkida, kas ma tohin lahti lasta töötaja, kes on teisest rahvusest 2 lapsega, aga no ta tõesti tööl ei käi. Et kas ma üldse tohin temaga töösuhte lõpetada. Et mida mina näen, on tohutu segadus et selles osas. Ja nüüd, kui saaksid paneeli lõpuks mõned vastused, et millist eetikat me siis peaksime kasutama, et kas need sotsiaalmajanduslikud õigused siis on need põhiõigused, kas see siiski ei ole is it emergency when we do not have an emergency, but very many people are so confused that they feel that it is an emergency. Et kas nendele küsimustele ma nagu julgustaks teid edasi rääkima selles. Ma ei tea, kas sa seda mu käest küsisid. Ma lihtsalt peegeldasin seda, mis mind puudutas selles esimeses osas. Väga oluline kokkuvõte tehtud, suur aitäh selle eest ja ma juba näen, et on vastuseks mõtted. Yeah, well... Vastates küsimusele seonduvalt hädaolukordadega ja
ka see, mida te mainisite faktide kohta, et faktid on faktid ja hädaolukorra kohta, siis viide selle kohta, et me elame maailmas, kus kõige suurem hädaolukord, mitte ainukene, kõige suurem hädaolukord on see, et hädaolukorda ei ole, ongi see faktide küsimus. Kui meil on faktid, siis me oleme vabad. Ei ole. Wikileaks, Snowden, kõik on faktid välja toonud, aga midagi ei ole muutunud. Nii et faktid meid vabaks ei tee. Me ei saa vabamaks, kui me teame tõde. Tõde meid ei vabasta kuidagi. Ja Cambridge Analytica, Assange, juhtumid on heaks näiteks. Mina sooviksin välja tuua selle, vastates olulisele küsimusele, et millist eetikakompleksi me järgime, millele läheneda, siis minu vastus vastavalt Richard Rorty'le on, et me peaksime järgima eetikat, mis meie ajaloolist tausta ja traditsioonidega seotud on suurel määral. Traditsioon tähendab seda, et me arvestame geopoliitiliste muudatustega viimase 30 aasta jooksul. Eetika peab tulenema sellest, mitte mingist universaalsest standardist, kui isegi Habermas sellesse enam ei usu, sest ta näeb, et see ei vii kuskile, nii et mis eetikat järgida? No näiteks sõpruse suunaline eetika. Mul on eetika sõprade välismaalaste suhtes, on erinevaid mudeleid, mida järgida ja neid mudelid tuleks määratleda mitte läbi universaalse väärtuse, mis on kuskil eemal ja kaugel, sellepärast, et Donald Rumsfeld, kui ta Iraaki pommitas, rääkis ka inimõigustest. Inimõiguseid tuleks rakendada eetika alusel, mis põhineb meie traditsioonidel, ajalool, sõprusel ja mõnes mõttes ka perel. See laieneb. Ka siin ei ole vaid eestlased, eks ole. Me peame kõige sellega arvestama, et hinnata, millist eetikat rakendada. Ma arvan, et minu esimene reaktsioon oleks see, et see sõltub teie publikust. Nii et mõningate inimeste jaoks, kui me räägime globaalsest eetikast ja universaalsuse teema, on väga mõjuvõimas. Ja paljud teist ilmselt on osa sellest ja siis me räägime globaalsest ja universaalsest ja ÜRO terminoloogiast. Kui teiste inimeste jaoks võib-olla te peaksite rääkima kohalikemast kogemustest ja ma usun, et sellega on kõik hästi. Nii et eetika diskussioon võib sõltuda sellest, kellega te räägite. Kas te räägite sellest, et sotsiaalsed õigused on sellised? Mina ise töötan sotsiaalsed õiguste valdkonnas. Kas sotsiaalsed õigused võiksid olla osa sellest vastusest, kui me räägime eetika ideest? Sest need on seotud vabadustega, vähemalt niimoodi mina näen sotsiaalsed õigusid. Need on need asjad, mida teil on vaja selleks, et olla materiaalselt vaba, mitte ainult vaba paberil. Mitte ainult vaba sellepärast, et seadus niimoodi ütleb. Ja minu jaoks sellel ei ole väga suur kaal, kui me ütleme, et nii vaesed kui rikkad omavad õigus silla all mitte elada, sest üks nendest ei pea elama silla all, sest ta on rikas. Ning Nancy Fraseri feministlik kirjandus on väga kasulik, sest sellisel viisil me saame mõelda, mida tema on kirjeldanud. Ehk siis me vaatame ümberjaotamise tunnustamist inimõiguste kogukonnal. Viimaste 40 aasta jooksul me oleme tunnustanud palju paremini identiteete, vähemusi ja kuigi sugu ei ole vähemus, aga me võime rääkida usulisest mitmekesisusest, me võime rääkida LGBT küsimusest, seda me peaksime kindlasti jätkama, aga tegemist on sotsiaalmajanduslik ebavõrdsusega, mida nimetab siis ümberjaotamise poliitikaks. Ja ma usun, me peaksime rääkima ka sellel teemal. Nii et me ei räägi ainult identiteedist, vaid ka huvidest ja ressurssidest. Sest
küsimus, mis esile kerkib, on see, et mõned inimesed tunnevad, et nemad on kaotamas oma identiteeti. Ma tunnen seda ka ja ma usun, et see juhtub ka teil, kui te räägite WhatsAppis oma sõprade või sugulastega, mõlemad on parempoolsemad ja mõned vasakpoolsemad. Ja see on väga huvitav eksperiment, vähemalt minu jaoks oma perekonnaliikmetega. Ja ma märkan, et mõnikord selline vastasseis tuleb sellest, et tegemist on selliste mõistetavate mureküsimustega. See ei ole sama asi, kui me eitame, et need probleemid on olemas, kui põhimõtteline küsimus on see, et meil ei ole tugevat tööjõukaitset oma riigis ja kui keegi tuleb väljaspoolt, siis ahne tööandja võib nad odavama palgaga tööle võtta. Minu töökoht on seetõttu ohus ja see on täiesti legitiimne mureküsimus. Ja me peaksime leidma võimaluse, kuidas seda väljendada, et see oht ei ole mitte see, et see inimene tuleb väljaspool sisse, vaid meil on tegemist ahne tööandjaga, kes tahab teda odavamalt palgata. See on üks nendest teemadest ja ma usun, et peaksime leidma viise, kuidas seda asja ära lahendada. Kui teiselt poolt, kui mureküsimus on seotud sellega, et mulle ei meeldi see idee, et mõned inimesed ei ole valged minu ühiskonnas, me peame kõik ütlema, et jah, me ei saa seda aktsepteerida, selles suunas me ei lähe. Ja ma arvan, et samal viisil, kui me peaksime leidma viisi, kuidas seda kõike väljendada, et kuidas me oleme paindlikud ja kujundama sõnumid tuginedes publikule, siis mõnikord me peame samas ütlema selgelt, et jah, et seksismi me ei luba, rassismi me ei luba, sest vastuolus inimõigustega, ükskõik mis sinu isiklik eetiline positsioon on. Kaks natuke erinevat tüüpi mõtet vastuseks, et ühelt poolt jah, küsimus nii-öelda seadusandjale, ehk siis mida panna seadusesse ja kuidas need seadused omavahel kokku lähevad, sest kui küsimus on tõepoolest sellises nii-öelda fundamentaalsete siis väärtuste konfliktis, et kuidas garanteerida, et töötaja tõepoolest teeks oma tööd ja teiselt poolt, kuidas garanteerida siis tema töökindlus, arvestades tema võib-olla haavatavust inimliku seisundi tõttu, siis lõppkokkuvõttes see peaks olema vaieldud selgeks sellel tasandil, eks ole, et kuidas neid seadusi omavahel siis klappima panna. Teiselt poolt on väga palju tõepoolest meie jaoks väljakutseid selles plaanis, et mida teha nii-öelda ühiskondlike normide siis piirile jäävate toimimisviisidega, nagu tõepoolest niisugune agressiivne kõnelemine ja sildistamine ja nii edasi, mis võib-olla ei ole otsene, täiesti otsene niisugune mingi grupi vastu suunatud jutt, aga sellegipoolest kõnelus, mis ei ole suunatud mõistmisele, vaid on suunatud siis tõepoolest olukorra võib-olla pingestamisele selles plaanis, et õhutada üles hirme. Et sellisel puhul ilmselt jälle, see muidugi vajab ühiskondlikku arutelu, aga ilmselt me peame mõtlema, et päris kõike ei saa lihtsalt reguleerida. Seadustega ei saa reguleerida niisuguste viisidega, mis viiksid karistamisteni, vaid kus tõepoolest jääb sotsiaalne regulatsioon. Ja kolmandaks muidugi küsimus nüüd, ja siin tuleme tagasi ikkagi jälle selle inimõiguste juurde laiemas plaanis, ka põgenikud tulevad sisse. Ehk siis meil on väga tähtis mõelda läbi, et on olemas erinevaid väärtusi, mis mitte alati ei lähe omavahel väga harmooniliselt kokku. Ehk siis tõesti ongi väärtuskonfliktid. Ja näiteks küsimus, mida me tudengitega arutame sageli debatis, et kas on olemas inimõigus immigratsioonile. Ehk siis mingis mõttes me võiks ju arutada, et see on selline fundamentaalne inimõigus liikuda ühest kohast teise, teha oma eluvalikuid, minna sinna, kus mul on kõige parem elu. Ja teiselt poolt, mis on selle siis vastukäivad argumendid. Küsimus sellest, kuidas toimib demokraatia, kuidas rakendada nii-öelda enesemääramist riigi tasandil, mis võimaldab riigil korraldada oma siis elu ja kui siis tõepoolest suur peaks siis olema see kontroll selle üle, kes on kaasatud nüüd demokraatlikesse protsessidesse ja kes on kodanikud ja kes ei ole.
Ehk siis tegelikult siin on eri tüüpi siis väärtused, mis tulevad mängu ja mida peab läbi mõtlema, kuidas, millises olukorras me need omavahel siis suhestame ja millisesse hierarhiasse panema ja need hierarhiad ei pea olema sugugi alati kivisse raiutud, ehk siis jäävad mõnes teises olukorras võib selline inimlik ja peabki selline inimlik niisugune avatus kaaluma üle siis näiteks demokraatia toimimise väärtuse. Moderaatori rolli täites palun Santiago'l ja Peteril oma vastuses hõlmata ka kristlikud väärtused. Kui räägime eetikast, kas peaksime rääkima ka kristlikest väärtustest? Could you repeat the last phrase? Sorry. About Christian values. Oh, Christian values. Yeah, and if we're talking about ethics. Nii, kui me räägime eetikast, siis võib-olla me peaksime räägima usust ja enamus Euroopat ja Ameerika Ühendriik siis toetab kristlikke väärtusi. Nii et siis mina küsin, teie vastake. Ma ei tea, kas mul on midagi konkreetselt öelda kristlike väärtuste kohta, aga mõtlen, et üldises mõttes usu küsimus kui selline, kui väärtushinnangute allikas. Lisaks sellele tegemist on veel lisaks sellele, mida põhiseadus ütleb. Need on väga olulised küsimused ja need on head lähtepunktid demokraatia jaoks. See idee, mida arutatakse pidevalt Ameerikas, kus räägime kiriku ja riigi lahususest, siis see ei ole kunagi pidanudki tähendama seda, et meil on tegemist eraldusjoonega, et me ei saa rääkida väärtushinnangutest ja vastutustest ja tähendused, mille annab meile usk ja mida me näeme poliitikas. Ma arvan, et me peaksime sellega arvestame, sellepärast, et kas demokraatia võib ennast kaitsta iseenda eest, siis selle küsimus, mis esitada ka varem ja võib-olla see saab seda teha, kui seda on võimalik. Kui need võimalused antakse erinevatel tasandil, klassides, samuti kirikutes, ametiühingutes ja see tähendab, siin me peame arvestama kõikide see tähendusväljadega. Ma arvan, et tõstatasid väga olulise küsimuse. Ma ei ole ise usklik, aga nagu ütles Benedetta Croce 100 aastat tagasi, et me ei saa mitte nimetada ennast lääneriikides kristlasteks. See on nagu see, et me püüame oma grammatika kallale minna. Piibel on sellepärast piibel, mitte sellepärast, et ta räägis meile tõde, vaid see on klassika, see on alus ja igasuguse klassikaste asjadega nagu suurepärased telesarjad või suurepäraste romaanidega. See on klassika, sellepärast, et see avaldab mõju. See puudutab meid teatud viisil. Nii et kui ka need inimesed, kes on agnostikud, kes ütlevad, et piibel on klassika, see on sellisel viisil üles ehitatud, mis tekitab traditsiooni, ka ilmaliku traditsiooni, siis me ei saa seda endast lahku lüüa. Me ei saa seda eraldada endast. Ja mida me teeme siis selle ideega, mis puudutab ristiusku, mis on teine asi kui kristlik riik. Üks on see, mida ütleb kirik, teine on see, mida ütleb piibel. Ma arvan, et praegune paavst on väga hea näide, sest need, kes on vasakpoolsed, siis paavstist on saanud praegusel hetkel ainuke väga suur vasakpoolne isik, ta praktiliselt ainuke kommunistlik juht. Ja tema võtab sõna genotsiidide vastu, räägib ebavõrdsusest, mis on põhjustatud globaliseerimise poolt. Tema on ainuke. Ja see ei ole ime, et Steve Bannon ja tema sõbrad vihkavad paavsti. Ja ma arvan, et kristlike väärtuste idee on väga tähtis, sest meil ei räägi nüüd sellest, et nad on väärtused, sellepärast nad on kristlikud, ei, nad on väärtused, sellepärast nad toimivad või vähemalt mõned nendest toimivad. Ja arvatavasti need väärtusi on ka piisavalt selleks, et luua siin tuleviku horisonte, nagu Saksamaa filosoofid seda nimetavad. Nii et kui me räägime usulisest väärtustest, me ei tohiks neid
vaadata universaalselt, vaid vaatame need traditsioonide vaatepunktist. Ja kui keegi on õppinud tundma mõnda usku, siis te märkate, kui palju siin on lõimumisi ja kuidas piibel on mõjutanud väga paljusid riike. Ja kui meil on tegemist kristlike fundamentalistidega, ütleb, et piibel on väga selge, aga samas see on täis müsteerium ja seda on väga raske mõista. Oleme jõudmas viimasesse 5 minutisse. Kiired küsimused, kiired kommentaarid, jutuajamine on olnud niivõrd hea, et kohe piin on seda katkestada. Palun üks küsimus. Seal tagumises veas. Tõuske palun püsti, siis on teid näha. Aitäh. Kui vajutada vajalikule nupule, siis kuuleme. Hello? Okay. Paar asja, millest soovisin rääkida. Inimõigused lääneriikides Euroopas on äärmiselt olulised ja inimõigused on ohustatud igas riigis, ka siseriiklikult, aga teisalt, kui me võrdleme ennast pagulastega ja inimestega, kes põgenevad kliimamuutuste või vägivalla eest või mille iganes eest, me peame ka teadvustama oma privileegi ja ma leian, et väga oluline on teadvustada seda. Mina teadvustan, et Ühendkuningriigis on mul nautida valgete privileeg ja võrreldes põgenikega, kes saabuvad, pagulastega, kes saabuvad ja sisserändajad, kes tegelikult ühiskonda mitmeti ülal hoiavad. Kolmandik haigekassa töötajatest Ühendkuningriigis on sisserändajad ja väga oluline on seda teadvustada ja teiseks sooviksin Koldo Kaaslale öelda seda, et ta varasemalt ütles, et Ühendkuningriik ja inimõigused on teema, mida tuleks tõsiselt vaadata. Milline on meediatehnoloogia mõju teie meelest narratiivile avalikkuses, eriti enne neljapäevaseid valimisi silmas pidades? Jah, nüüd kuuleb. Teist kord olen püsti, vabandust. Tahtsin nüüd viimast asjade kohta oma repliigi kohta öelda, et minu väite järgi vähemalt eetika on inimmõistuse seaduste järgi kokku pandud fenomen, südametunnistus, mis meil kõigil sees on ühtemoodi, aga ei ole. Ja siis ma tahaks veel seda öelda härra Kasla kohta, kui ta alguses rääkis, et Netanyahu ja Le Pen ja Trump ja Putin, nendel pole üldse häbi. Aga kus me teame, et neil häbi ei ole? Mina tean ainult ühte isikut, kes kindlasti võib öelda, kas neil on häbi või mitte, vähemalt see on Vladimir Putini pihisaad. Peaks ju tema käest küsima, kas neil on häbi või ei ole. Ja kolmandaks lubatagu mul küsida, kuna professor Madis on lubanud küsida mida tahes, et need inimesed, kes tegelevad inimõiguste probleemidega, kas nemad on ka populistid? Aitäh! See võib olla see noot, millel me peame aega vaadates ka lõpetama. Nii et väga hea küsimus, mõelge üks lühike vastus. Nii kaua, kui teie mõtlete, siis täidan mina ruumi, 30 sekundit. Minu arvates populism on meetod. See võib olla nii vasakpoolne kui parempoolne, ta võib kanda mis tahes ideed. Populismi põhimeetod on väita, et olemas on üks moraalselt puhas, täiesti ühtne rahvas, kellel on kindlad huvid, selge tee tulevikku. On absoluutselt selge, milline on parim tervishoiusüsteem või lasteaia õppekava, selles pole mitte mingit kahtlust. Ja selle püha tõe on ära tundnud siis see tähtis poliitiku isand või emand, kes ütleb uhkelt, et mina tunnen rahvast, mul pole mingeid vahetalitajaid tarvis. Nii et tõelised inimõiguste kaitsjad minu arvates niisugust asja ei aja, aga seda ütlesin juba hommikupoole, et kahjuks ka nii-öelda valitsejad ja otsustajad on teinud minu arvates palju vigu, ülemäärane poliitkorrektsus, inimeste hirmude eiramine, inimeste alavääristamine ja võib-olla paljude inimeste majanduslike murede ignoreerimine on olnud nende viga.
See viga on ära kasutatud, kurjasti. Nii, aga nüüd päris lõpusõnad. Palun, Eeva. Jah, ma vastan ikkagi tõepoolest sellele küsimusele oma lõpusõnades. Ma arvan küll, et populism on tõepoolest niisugune retooriline strateegia, mida kindlasti saavad inimõiguslased ka rakendada ja rakendavadki. See on mitte ainult appelleerimine rahvale, vaid teatavale monistlikule eetikakäsitlusele, et meil on üks ja ainus tõde ja me ei tahagi tuvastada mingisuguseid erimeelsusi või näha pingeid erinevate väärtuste, kas või erinevate inimõiguste vahel. Ja väga nõus, inimõigused on väga hästi ära kasutatavad ka poliitiliste võimude poolt, kas või rahvusvahelises poliitikas, kas või selleks näiteks, et õigustada sõjalist interventsiooni seal, kus tegelikud huvid on hoopis mujal. Nii et selles mõttes loomulikult valvsus populismi suhtes inimõiguste diskursuses on igati õigustatud. Pidur. Ma olen nõus, et populistid räägivad meist, rahvast, homogeensest, ühtsest rühmast. Inimesed tihtipeale teevad kaks viga, kui nad populiste usuvad ja kui nad usuvad populistide definitsiooni, et kesk on keskmine inimene ja et populistliku narratiivi keskmes on arusaam sellest normaalsest keskmisest inimesest. Populism on retooriline konstruktsioon algselt. Ja teine viga seisneb selles, et puudub tahe meie põhises strateegias osaleda, sest kardetakse populisti silti. Kui teie hulgas on populiste, kes ütlevad, et meie soovime seda ja te leiate, et see on vale mingil põhjusel, siis reaktsioon hüvema, et ei, see on väär, see saad populist, vastus peaks olema jällegi koolides, kirikutes, ametiühingutel, tänavatel, ei, me oleme sellised, siin on alternatiivne arusaam sellest, kes me oleme. Ja kutsuda üles demokraatlikult teisi selles meies osalema ja olla veidi populistlik ka ise. It's not that I'm in favor of. Ma ei ole nüüd vasakpoolse populismi poolt, ma ei ole populismi poolt üldises mõttes, vaid mulle valmistab muret parempoolne populism, mis areneb Euroopas ja ka Hispaanias. Meil on Vox, mis on naistevastane, väga vägivaldne parempoolne populism, aga mul on tunne, et see ongi see populistlik hetk. Ehk siis, kui meil ei ole vasakpoolse populiste, kes on väga tihedalt seotud inimõigustega, seal ei ole rassismi, ja see on väga oluline, nemad hoida eraldi, aga kui Podemos Hispaanias näiteks, nemad on suutnud paremäärmuslasi takistada, kui meil vasakpoolse populiste ei ole, siis parempoolse populistid jätkavad oma võiduteid. Ja kuidas me saaksime peatada parempoolse fašistlike populistide esile kerkimist Euroopas ja maailmas? Kuid ma ei usu, et nüüd 10 aasta jooksul me oleme näinud, et me ei saa neid peata lihtsalt rääkides kenasti identiteedipoliitikast ja ülimuslikkusest ja uus neoliberaalsetest meetodistest, mida kasutas Clint Trumpi vastu, sellepärast, et ta lubas Trumpile öelda, mida tahtis. Kujutada ette, kui selles arutelus oleks ta öelnud, ei, sa ei saa rääkida naisega nii, nagu sa räägid. See oleks olnud populistlik meetod, kuidas vahe sisse teha, aga ta oli ikkagi identiteedipoliitika, poliitiliselt korrektne, mis on kõik väga hea, aga kahjuks see ei toimi parempoolse populisti vastu, kus lihtsalt karjub kõvemini. Ma ei usu, et siin oleks muid variante võrreldes siis teiste populistide nagu Pablo Iglesias. Sul on kindlasti õigus. Ma ei tea, kas nad tunnevad häbi või mitte. Aga nad tegutsevad sellisel viisil, nagu nad ei tunneks häbi. Selle juurde ma jään.
Ja mida ütles kolleeg Ühendkuningriigis, siis teil on täiesti õigus, sest keskmiselt inimesed Ühendkuningriigis elavad palju paremini võrreldes enamuste maailma riikidega, sest Ühendkuningriik on maailma 6. majandussuuruselt. Aga minu piirkonna lapsed Hackneys elavad suhtelises vaesuses, nii et nende vanemate jaoks ei ole eriti tähtis see, et nad elavad maailma suuruselt 6. majandusriises. Me võime rääkida meediast ja tehnoloogiast ja Brexitist ja kärbetest ka, aga 2 aastat tagasi Victor Hugo rääkis ideest, et kellaeg on jõudnud kätte ja ma arvan, et väga ohtlik on arvata, et inimõigused on see idee, mille aeg on kätte jõudnud. Või samal moodi, nagu see idee tuli, see võib ka kaduda. Ma usun, et me saame väga palju siin ära teha. Suurepärane lõppsõna. Aitäh, te olite briljantsed. Ja enne kui Vootele Hansen, Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees, ütleb lõpusõnad, tahaksin omalt poolt tänada Vootele sind, Aeta, kogu Inimõiguste Instituudi tiimi, kõiki teie kaastöötajaid. See oli võimas, mis te korda saatsite. See kujundus on suurepärane. Ma loodan, et kogu see õhkkond, see meetod, et see on eeskujuks paljudele. Need mõtted, mis siin täna avalikuks said ja küllap ka palju neid mõtteid, mis on meie endi peades ja mis avalikuks ei saanud, saadavad meid loodetavasti rõõmsalt järgmise aastani, mil 10. detsembril loodetavasti taas siin koos oleme. Aga usun, et Vootele ütleb mõned head sõnad ja siis saame aplausiga tänada kõiki, kes tänasele kaasa aitasid, sealhulgas meie tõlke ja tehnikuid ja paljusid teisi. Aitäh! Mina tänan praeguseid esinejaid, vestlusringi juhti, endisi, kõiki kuulajaid ja osalejaid ja muidugi mõista oleks ette nüüd ka kõik meie abilised, eelkõige korralduslikus küsimus nagu Silja Mägi, Kristiina Vain, Maarja Sau, loomulikult meie kogukonnas eestkõnelejat, Ülle Madiset, siis ma olen väga tänulik kunstnik Toomas Kuusingule, kes lubas oma suurepäraseid pilte kasutada siin kujunduses. Muidugi meie enda head abilist ja meie instituudi tegevjuhti Aet Kukke ja kõiki tänased abilisi, kelle nimesi mul siin kirjas ei ole, aga kellel nägusi me näeme ja meie tõlke loomulikult. Et suurepärane töö ja veel tuletan meelde, ütlen teist korda kõiki kuulnud ja võib-olla läks meelest ära, selle paberis on seemned. Võtate nimesildi maha, pange ta mulda, kastke, hakkavad kasvama võrsed. Ma ei tea täpselt, mis võrsed, see on üllatus. Aga küll ma tean ühte asja, et fotosünteesi kaudu seob ta õhus süsinikku ja süsihappegaasi järelikult aitab meie pisike panus Euroopa Liidu süsinikuneutraalsuse saavutamiseks. Kuigi, ma ei tea, see taim võib äkki eristada naerugaasi, mis on samamoodi kasvuhoonegaas, mida väga paljud rohelised taimed eraldavad. Nii et, aga süsinikuneutraalsus kindlasti naerugaasi neutraalsusest ma ei tea. Nüüd teine asi, et ka see lint, nagu mul on kinnitatud, ta helgib, üks pimedast teen katse. Meie laiuskraadil on pime ja meie seadused nõuavad, aga seadus ei ole tähtis. Tähtis on see ellu jääda, olla nähtav. Kuigi mõnikord andmete mõttes tasub olla ka nähtamatu. Aga igal juhul kindlasti ta pole autojuhile nähtav, et ka see kaasa võtta. Kui te ei pea seda vajalikuks, ei seda kaarti ega seda linti kaasa võtta, siis palun jätke siia maha, siis saab taas kasutada. Ja sellega võiks öelda, et meie 9. inimõigustele pühendatud konverents hakkab nagu lõpule jõudma, mis konverents oli seekord pühendatud konverentside aluse panija Mart Nuti mälestuseks. Ja meie nüüd siit püüne pealt lahkuma, aga sellega lõpeb ainult see osa, mis toimub siin püüne peal. Konverents ise kestab, meil on 2 tundi aega veel mõtteid vahetada, kuulata juba ette tänu, siis Toomas Sillaotsa esituses muusikat ja selle muusika taustal omavahel vestelda. Nagu me kuulsime, vestlus on viljakam kui dialoog. Kasutage seda võimalust, kuna me ei tea ette, mida teine pool arvab ju veel. Et järelikult mitte dialoogid vestlus.
ja aitäh teile kõigile!